või mis asi see autentsus üldse on? Tõenäoliselt olete seda sõna kuulnud tohutult palju. Tõenäoliselt see on midagi, mis on justkui selline hästi ära leierdatud teema, mida te kuulete, näete, mida rõhutatakse. Kuid kas te olete päriselt mõelnud, aga mis see minu kontekstis siis tähendab või mis see üldse tähendab? Et täna on autentsusest saanud justkui moesõna. Kõik koolitajad räägivad sellest, kõik koolitajad rõhutavad seda väga erinevates valdkondades. Kuid ma olen näinud, et see on viinud meid võib-olla kohati sellisele äärmuslikule mõistmisele, mis asi see autentsus on. Ja selleks, et me mõistaksime autentsuse päris tuuma, toon ma täna teieni päris mitu küsimust, päris mitu mõtet, mida ma soovin, et te iseenda kontekstis läbi laseksite. Sest siis te jõuate selleni, mida siis see autentne mina tähendab või mis asi see autentsus siis päriselt on. Kui me alustame ettevõtlusega või soovime mingisugust muutust ettevõtluses, kui tekib see arengumoment, siis see on tohutult ebamugav. See küsib sinult mugavustsoonist väljumist ja tihtipeale on hästi hea seda teha, võttes kedagi või midagi eeskujuks. Ja see on täiesti okei. Täiesti okei on teha muutusi, kopeerides kedagi teist. Kuid siin lasub hästi suur oht. Kui me jääme sellesse kopeeritavasse kinni, kui me ei lase sellest lahti. Väga selline toetav on vaadata ringi, otsida inspiratsiooni, vaadata, mida teised ettevõtjad teevad, mis neil töötab, mis ei tööta, milliseid kanaleid nemad kasutavad, millised on trendid turul, mida kliendid tahavad, mis on klientide vajadused. See kõik on hästi oluline. Kuid see lõks, mis siin seisneb, on selles, et kui me jääme nendesse küsimustesse kinni, siis me tegelikult justkui eemaldume sellest autentsest iseendast. Ehk sisuliselt me hakkame kogu aeg kohanduma. Meie fookuses on kohandumine turuoluga, konkurentide tegevusega ja nii edasi. Ja me unustame ära selle, et aga kes me oleme, mida me tahame ja kuhu me tahame üldse jõuda ja miks me seda kõike tahame. Ja ometigi need küsimused on vundament ja kese selleks, et me saaksime päriselt tunda rõõmu oma tegemistest, oma ettevõtlusest. Ehk selleks, et meie tegevus ja tegemised pakuks meile seda oodatud rõõmu või seda oodatud tulemust, peame me endale meelde tuletama, aga miks me seda päriselt siis teeme, kuhu me sellega siis päriselt jõuda tahame. Ehk selline teiste ootuste järgi kohandumine, see viib meid sageli selleni, et me teeme otsuseid, mis ei põhine meie enda tugevustel, mis ei põhine meie enda väärtustel või meie sellel kirel, mida meile nii tohutult meeldib teha, vaid see kõik põhineb teiste mingisugustel hinnangutel, arvamusel, vajadustel ja nii edasi. Ehk siis, mida see kõik tähendab ettevõtluses? Kui me ei ole ei väljenda oma autentset mina, kui meil läheb see meelest ära, et hakkame kohanduma teiste ja kõige muu järgi, selle väliskeskkonna järgi, siis me hakkame pidevalt oma suunda võib-olla muutma. Ehk miski ei tööta piisavalt hästi. Me ei ole järjepidevad siis, me ei pühendu. Me oleme nagu tuulelipud selles tormis, mis siis meie ümber möllab. Kord ühele poole, kord teisele poole. Teine teema, mis võib juhtuda, on see, et need kliendid, keda sa enda juurde tõmbad, kes tunnevad sinu sõnumit ja siis ennast ära, need võib-olla ei olegi need inimesed, kes tegelikult sulle sobivad. Nad ei jaga võib-olla sinu tegelikke väärtuseid. Nad ei hinda võib-olla sinu ainulaadsust. Võib-olla
sa ei saa nendega seda päris ühendust. Sest tegelikult, kui sa ettevõtlusega alustasid, sinu mõte, idee ei olnud üldse nendega seotud. Võib juhtuda, et sa jõuad selleni, et see, mida sa teed, ei paku sulle enam seda naudingut. Sest sa tegeled pideva pingutusega selleks, et vastata nendele erinevatele ootustele. Võib juhtuda, et siis me tunneme, et me peame aina rohkem ja rohkem pingutama, aina rohkem minema järgi erinevatele kliendi soovidele, konkurenti tegevustega, et pidada järge. Toimub nagu mingisugune pidev võidujooks ja sellega me ometi aga hakkame iseennast kurnama. Aga mis siis ikkagi muutub, kui me julgeme olla ettevõtluses autentsed, kui me julgeme vaadata otsa, kes on siis see autentne mina ja seda siis ka ettevõtluses esile tuua, integreerida või ettevõtlust läbi siis oma autentsuse teha. Kui me juhime oma ettevõtet iseendast lähtuvalt, siis meie otsused muutuvad oluliselt lihtsamaks. Tõenäoliselt sa ei oodanud praegu seda, et ma ütlen, et sul läheb elu lihtsamaks, aga läheb. Miks? Sest me ei pea enam kõhklema või kahtlema, kas mingi pakkumine, kas mingi projekt, kas klient, koostööpartner sobib meile. Sest meil on kogu aeg olemas see majakas, läbi mille me küsime iseendalt, kas see konkreetne pakkumine, projekt, koostöö, klient on see, mis läheb kokku minu väärtustega, minu eesmärkidega, selle päris minuga või see viib mind sellest kõigest kaugemale. Kindlasti meil tekib palju suurem järjepidevus, kui me julgeme ettevõtluses lähtuda oma autentsusest. Me ei jookse enam trendide järgi, me oleme stabiilsed, me usaldame iseennast ja me oleme piisavalt enesekindlad, täis eneseusku, et olla truud oma nägemusele sellest, kuhu ma tahan jõuda, millist väärtust ma tahan luua ja vastavalt sellele seda kõike mängida. Sest see võimaldab meil tegelikult anda endast välja selgeid sõnumeid ja luua usaldust nende õigete inimestega. See võimaldab nendel õigetel inimestel meid ära tunda. Ja läbi selle muutub ka meie turundustegevus loomulikumaks. Väga tihti ma kuulen ettevõtjatelt, et turundus on hästi ebamugav, müük on veel hullem. Ja see tulebki sellest, et kui me muudkui järgime mingisuguseid õpetusi ja ei julge teha nii-öelda korrektuure või oma nägu anda nendele õpetustele. Et väga palju me näeme, et näiteks sotsiaalmeedias, et sa pead postitama vot nii sellise strateegia järgi tegema vot naa. Aga kui sa nüüd julged seda teha kõike omamoodi, nii nagu on sinulik, siis see kõnetab tegelikult inimesi palju rohkem. Seda on sinul endal palju lihtsam teha. Ja sa saad jagada enda moodi oma mõtteid, oma tegemisi, mis tegelikult näitavad sinu klientidele, kes sa oled, mida sa väärtustad, mida sa pakud ja kas sinu kliendil on sinuga see ühine asi, mis võiks olla hea alustaja koostööks. Ehk me hakkame läbi oma autentsusega tõmbama ligi neid õigeid kliente, neid õigeid inimesi, sest me teeme teistele nähtavaks, millised inimesed me oleme ja teised saavad kohe aru, kas me siis sobime koostööd tegema või mitte. Ja see on tegelikult hästi oluline, sest väga palju negatiivseid kliendikogemusi tulenebki sellest, kui meil on üksteisele ootused, mida me ei täida. Ja paratamatult need ootused tekivad. Tihtipeale esimesed ootused tekivadki sotsiaalmeedia põhjal, turunduse põhjal, kodulehe põhjal, emaili suhtluse põhjal. Ja siis see ootus kas täitub
või ei täitu, kui toimub see päris kontakt inimese ja inimese vahel. Ehk siis autentsus loob kindluse, usaldusväärsuse, mõneti ka tugevuse. Ja see ei tähenda seda, et me ei kuula oma kliente, et me teeme nii, nagu meie arvame ja nii, nagu meie tahame. Ei, me kuulame oma kliente, me jälgime, mis turul toimub, kuid me ei jookse iga asja järgi, vaid me vaatleme ja siis integreerime selle, mis võimaldab liikuda edasi nii, et sina tunned, et sina jääd iseendale truuks ja nii, et klient tunneb, et ta saab väärtust ja nii, et sa oled kohanenud turuolukorraga. Seda kõike on võimalik teha nii-öelda ühises tervikus koosmõjus, nii et kõik on rahul. Aga me ei tohi lihtsalt ühtegi osapoolt siit mängust välja unustada. Probleemid või rahulolematus hakkab tulema siis, kui me unustame ühe mängija siit mängust välja. Kõik on olulised. Ja ma julgustan teid juhtima oma ettevõtet või üldse ettevõtluses keskenduma sellele, mis on siis sinu enda tugevused. Rakenda oma tugevusi. Kas sa oled üldse kaardistanud ära, mis on sinu tugevused ja mis on sinu nõrkused? Sinu nõrkused on midagi, millega sa saad kaasata endale koostööpartnereid. Sa saad kaasata endale abilisi, kes aitavad sinu nõrkuseid oma tugevustega ümber pöörata. Ehk tegelikult tihtipeale koostöös lasub võti selleks, et sa saad veel võimsamalt edasi liikuda, aga selleks sa pead esmalt teadma, mis on sinu tugevused ja mis on sinu nõrkused, et targasti kõike rakendada. Seega võta nüüd väike hetk ja mõtle korraks. Kas sina täna juhid oma ettevõtet ise või lased seda juhtida välistel asjaoludel? Kui sa vähegi julged, vasta ka siia chatti. Kas täna juhid sina oma ettevõtet või lased välistel asjaoludel, olgu need kliendid, konkurendid, turuolukord, mis iganes, või lased sa nendel kõigel juhtida oma ettevõtet? Suurepärane. 100%. Aitäh. Nii suur rõõm on näha, kui selline julgus, enesekindlus otsa sulle vaatab, et see on suurim võit üldse ettevõtluses ja see on parim positsioon üldse selleks, et teha tegusid, mis päriselt viivad sind sinna, kuhu sa jõuda tahad, mis teevad sind õnnelikuks, rõõmsaks, rahulolevaks ja nii edasi. Aga selleks, et me kõik saaksime sinna, et me saame öelda, et 100% juhin mina ise oma ettevõtet, siis harutame korraks lahti selle, aga mis asi siis on ikkagi see autentne mina? Mis asi siis ikkagi on see autentsus? Autentsus koosneb 2 komponendist. 2 komponenti, mis justkui on üks suur ilus tervik, aga samas, mida me saame vaadata kõrvuti. Ja kui me neid vaatame kõrvuti, siis tegelikult me mõtestame autentsuse tähenduse iseenda jaoks palju paremini lahti. Ehk siis autentsuse 2 komponenti on see, kes sa päriselt oled, see sinu nii-öelda pärisolek või see sinu tuum, see sina ise, pluss sinu teadlikkus iseendast ehk see eneseteadlikkuse pool. Sinu see tuum või pärisolek, see tähendab seda, et sa ei mängi mingit rolli. Sa julged olla sina ise. Sa ei püüa olla mitte keegi teine, kes sa päriselt ei ole. Ja eneseteadlikkus või see endast teadvel olek, see tähendab seda, et sa tead, mis on sinu tugevused. Sa tead, mis on sinu nõrkused. Sa tead, mis on sinu väärtused.
sa tead oma piire, sa tead enda piiravaid uskumusi ja sa tegutsed vastavalt sellele teadmisele. Ehk tihtipeale pannakse rõhk just sellele plusspoolele, oma tugevustele, oma väärtustele, sellele, mis tuleb hästi välja, aga peidetakse võib-olla see miinuspool kuhugi alla, vaiba alla. Aga see on vaja ka sealt välja tõsta, sest see on väga oluline osa sinust, minust, meist kõigist. See on osa, millest meil on hästi palju võita, kui me saame aru, mis see on. Me saame seda kõike kas arendada, ümber teha või kaasata inimesi, kes aitavad siis meie näiteks seesama nõrkuste jutt, millest me rääkisime, oma nõrkused tugevusteks muuta läbi teiste inimeste. Kui need kaks osa on meie jaoks paigas, see, kes sa oled ja see eneseteadlikkus, kui need kaks osa on paigas, siis tegelikult sinu ettevõtlus juba muutubki loomulikuks. Sa ei raiska nüüd enam oma energiat sellele, et püüda sobituda kellegi teise rolli, mudelisse, kontseptsiooni, ideesse ja nii edasi. Sa julged olla sina ise, teha asju enda moodi. Ja vot nii me loomegi selliseid ärisid, selliseid ettevõtteid, mis täidavad meie ettevõtlusunistusi. Sest me saame seda kõike nautida ja me ei pea tegema asju tegemise pärast, sunniviisiliselt või raha pärast lihtsalt, vaid me saame teha sellepärast, et meile meeldib neid asju päriselt teha. Need on kooskõlas meie endaga. Ja selle kõige juures tegelikult võiks öelda, et jutt on ju lihtne, väga lihtne. Aga teostamine ei pruugi olla sugugi nii lihtne. Eriti, kui me pole veel suutnud panna näppu peale, et milline siis see päris autentne mina olen. Võiks öelda, et väga paljudes koolitustes, kursustes me näeme seda, et kes sa siis oled. Ja siis me juba lähme sealt edasi. Aga ometigi see on nii keeruline küsimus, et mul paar õpilast on öelnud, et jumal küll, et ma vajaks selle jaoks juba pool aastat või aastat aru saada, kes ma siis päriselt olen. Ja siin me saame üksteist ainult toetada, aga tegelikult töö tuleb iseendale ära teha. Ehk vaadata peeglisse ja mõista, kes ma siis ikkagi olen. Ja see on raske selle tõttu, et siin on takistused. Enam levinud takistus minu klientide puhul, võib-olla Triin, sa saad siin midagi lisada, on see, et ma pean kõigile meeldima mõte või mentaliteet. See teistele meeldimise või hirm mitte meeldida just, et see on nii tugev, et siis hakatakse iseennast kohandama vastavalt sellele, mis siis on siis teiste ootused. Ja ma ütleks, et igal kolmandal mu kliendil on see olnud takistuseks. Ja see on päris suur protsent, kui võtta. Ehk see on lõks, kuhu ettevõtjad tihtipeale langevad. Tekib tunne, et me ei sobitu või me kaotame kliente, kui me ei tee nii, nagu teistele meeldiks. Me jääme rahast ilma, võime üldse pillid kotti panna ettevõtluse mõttes ja nii edasi. See kõik põhjustab seda, et tegelikult meie fookus läheb valesse kohta. Me kaotame oma selge fookuse ja püüame pakkuda kõigile kõike. Aga kindlasti olete kuulnud, et müües kõigile ei müü me mitte kellelegi. Ning samamoodi püüdes kõnetada kõiki, siis me tegelikult ei kõneta mitte kedagi. Ehk see fookus on ülioluline. Ja kui me muudame kogu aeg oma sõnumeid vastavalt sellele, mida me arvame, et siis teised kuulda tahavad, siis tegelikult me tekitame pigem segadust. Me ei tekita absoluutselt selgust, vaid meie pidevad muutused sõnumites tekitavad kliendis küsimuse, aga mida sa siis päriselt mulle öelda tahad? Või mida siis päriselt pakud või mis minu probleemi sa päriselt lahendad?
ja lõpuks me võime selle kõigega jõuda sinnani, et me töötame üle, me ei ole rahul oma tulemustega, sest me kogu aeg teeme, aga meil puudub see siht. Ja mis on see lahendus? Lahendus on selles, et me julgeme seista selle eest, millesse sa usud ja mida sa pakud. Ehk julgeme jääda iseendale kindlaks ja integreerida just selle muutuse, mis siis on kooskõlas kogu mänguga. Ja teine selline peamine takistus on see, et ma pean olema sarnane teistele edukatele ettevõtjatele. Ehk kui nähakse, et teised teevad midagi väga hästi, siis kiputakse jäljendama. Mingisuguse käivitava mootorina on see okei, kuid kuskilt maalt tuleb ikkagi võtta ohjad ja minna omanäoliselt enda moodi edasi. Sest inimesed tajuvad, kui sa pole päris sina ise. See tekitab umbusku ja üldse sellist usaldamatust. Kui me jäljendame teisi, siis tegelikult see on selline kopeerimine. Inimesed võivad näha, tunda sarnasusi ja siis tekib ka pidev võrdlusmoment. Ehk selleks, et meie fookus oleks õiges kohas, siis me ei peaks mõtlema niivõrd sellele, et me teeme kogu aeg kõike õigesti, vaid meie fookus võiks olla sellel, et me teeme õigeid asju. Ehk me ei püüa kõike teha, vaid seda, mis on oluline ja oma unikaalsel viisil. Näiteks, kui meil on 2 ettevõtjat, kes mõlemad pakuvad sama toodet. Ütleme, et see toode on tervislik smuuti. Ettevõtja A on see, kes püüab kõigile meeldida. Ta muudab pidevalt oma brändi sõnumit. Ta kardab kliente kaotada. Ta pidevalt laiendab oma tootevalikut selleks, et tal oleks kõigile pakkuda midagi. Kui ta näeb, et konkurendid tulevad millegi uuega turule, siis ta tuleb ka millegi uuega turule. Ja kuna ta proovib kogu aeg sobituda, siis tegelikult ta kaotab selle oma tugeva brändi identiteedi. Ja nüüd meil on ettevõtja B, kes on siis autentne ettevõtja. Tema puhul ta teab, mis on tema tugevus. Ta teab, milline on tema sihtgrupp, kes see on, mida ta vajab. Ta oskab temaga rääkida, ta oskab oma sihtgrupiga rääkida. Ta ei püüa konkureerida hinnaga, vaid ta loob väärtust, sügavat väärtust. Tema bränd on selge, järjepidev. Inimesed teavad läbi selle, mida temalt oodata. Ning ta tunneb oma ettevõttes ennast hästi. Millised tunded teil tekkisid nende 2 ettevõtja osas? Kumbalt teie ostaksite? A või B? Kui te mind kuulasite, siis ma usun, et enamasti te tundsite kohe kas head tunnet või segadustunnet. Ja siinkohal enamus tundsid tõenäoliselt, et nemad ostaksid B-lt. Sest B-l on selge siht, tal on pühendumus ja tänu sellele ta annab välja väga konkreetseid sõnumeid ja signaale. Ehk ta tekitas usaldusväärsust. Seega, kui te mõtlete iseenda konteksti, siis kas sa täna juhid oma ettevõtet lähtudes oma tugevustest või ei? Kas sa täna juhid oma ettevõtet lähtudes oma väärtustest või ei? Ehk kas sa lähtud oma tugevustest, väärtustest või oled ikkagi kinni
teiste ootustes või eeskujudes. Kui jällegi, kui julged, söandad, anna märku, aga ei ole kohustust. Kuidas me saame ära tunda, kas me päriselt ka oleme oma ettevõtmistes autentsed? Meil on nüüd täna olnud päris palju juba selliseid põhipunkte või ideid, mis asi see autentne mina ettevõtluses on, kuidas see ilmneb, mis on takistused. Aga kuidas me siis ikkagi saame näpu peale panna, et kas ma siis ikkagi olen või ei ole? Osad teist juba suutsid kohe alguses öelda, et jah, mina olen ja see on suurepärane. Aga kui sa veel kahtled, siis ma annan sulle mõned mõtted. Töövihikus või sellel töölehel pärast on ka need mõned mõtted, ehk sa saad uuesti need endast läbi lasta. Kas sa tunned rahulolu oma tegemistest, isegi kui see tegemine ei ole lihtne? Kui jah, siis sa juba oled oma autentsuses ettevõtluses. Ehk kui me tunneme ka selliseid keerukamaid või ebameeldivaid ettevõtlusega seotud tegevusi tehes ikkagi rahulolu, siis on see, et me panustame, me näemegi vaeva selleks, et liikuda soovitud suunas. Autentsus ei tähenda seda, et kõik on alati hästi lihtne. See tähendab seda, et sa teed seda, mis viib sind soovitud kohta. Sa tead, miks sa seda teed. Sa tead, kuhu see sind viib. Ehk see pikaajaline rahulolu on see võti. Ja paljud ettevõtjad tunnevad, et nende ärid või ettevõtted ei ole päris nende nägu. Nad tunnevad ennast justkui mingis rollis, mida nad peavad etendama. Ja kui see on ka sulle tuttav tunne, siis tasub uurida, kust see tuleb. Kust see tuleb? Kui mõelda, mis veel vihjab sellele, et sa oled oma ettevõtluses autentne, siis küsi endalt, kas sa kardad öelda ei asjadele, mis pole sinuga kooskõlas. Kui sa ei karda öelda asjadele ei, siis sa oled oma autentsuses. Üks suurimaid julguseid üldse elus on julgus öelda ei kõigele, mis ei vii sind sinna, kuhu sa päriselt tahad jõuda. Ehk siis autentsus tähendab ka piiride seadmist. Kui sa tead, kes sa oled, siis sa ei lase ennast juhtida suvalistel teemadel, mis ei sobi siis kokku sinu väärtustega või mis ei vii sind sinna, kuhu sa päriselt tahad jõuda. Ehk kui sa oled oma ettevõtluses autentne, siis sa tead, millal öelda ei, sa oskad öelda ei, sa julged öelda ei. Sa valid vastavalt sellele ka koostööpartnereid, sa valid vastavalt sellele ka kliente. Kui paljud teist täna on julgenud valida oma kliente? Jah, kliente saab ka valida. Autentselt ettevõtluses sa usaldad iseennast ja sa usaldad oma otsuseid. Ning kui sa väljendad seda päris iseennast ettevõtluses, siis sinu sõnumid, sinu turundus, sinu müük, ka sinu kliendid peegeldavad sinu väärtuseid. Ehk kui sa oled see sina ise, siis sinu poole tõmbuvad need inimesed või sinust tunnevad ennast ära need inimesed, kellel on sarnased väärtused, kellel on sarnased, kes tunnevad midagi iseendast sinus ära. Et te saate teha samastel alustel koostööd. Et selle tõttu peegeldavadki sinu kliendid, sinu koostööpartnerid ka sind ennast. Autentsust väljendad sa ka siis, kui sa ei püüa ennast kogu aeg teistele tõestada. Sa oled see, kes sa oled ja sa ei pinguta meeletult
ja ei pane meeletult energiat sinna alla, et teistele tõestada enda väärtust. Ehk paljud ettevõtjad tunnevad pidevalt vajadust ennast tõestada, kui head nad on näidata, kui hästi nad midagi teevad ja nii edasi. Need on olulised elemendid, kui me mõtleme turundusele, kuid seda ei pea tegema nii-öelda enda tõestamiseks, vaid selleks, et lihtsalt tuua oma tehtava väärtus esile. Ehk selline võib-olla selline pingutuse vahe on siin, et kas siin tekib juba meeleheidet või see on sellest, et ma lihtsalt näitan sulle. Ehk kui sa ei tunne pidevat vajadust ennast selgitada, ennast põhjendada, oma otsuseid põhjendada, oma teenuste hinda põhjendada, siis sa oled oma autentsuses. Sa tead hästi, et su väärtus ei sõltu ainult müügist. Sa tead, et sa ei pea ennast võrdlema teistega. Sa teed asju enda moodi ja see ongi okei. Ja kõige tuum lõpuks on selles, et sinu ettevõte, kui sa oled sina ise, autentselt sina ise, muutub sinu nägu. Kuid siin on hästi oluline eristada seda, et aga sinu ettevõte ei ole sina. Ehk kui antakse tagasisidet sinu ettevõttele või ettevõtte teenustele või toodetele, siis peab proovima seda mitte võtta isiklikult. Jah, sinu ettevõte on sinu nägu, aga sinu ettevõte ei ole sina. Ja kuidas leida oma autentne mina ettevõtluses? Siis põhiline esimene, kõige olulisem samm on see, et ma kaardistan ära oma tugevused. Ma kaardistan ära oma väärtused. Ma kaardistan ära oma anded. Ja ma mõistan, et mis on see, mis tuleb minul loomulikult hästi välja. Mida mulle meeldib väga teha. Ehk see enda see plusspool tuleks väga selgelt endale välja joonistada. Siis tuleks järgmise sammuna mõista. Aga millist mõju ma tahan päriselt oma klientidele luua? Ehk mida sa tahad, et su kliendid tunneksid sinuga koostööst? Mis kogemust sa tahad, et nad saaksid, kui nad sinuga koostööd teevad? Mis tunne neil võiks tekkida, mis emotsioon neil võiks tekkida, millist muutust sa nende ellu tahad luua? Ning kolmandaks, selliseks võtmeküsimuseks iseendale. Mida sa ei ole nõus tegema isegi raha eest? Mida sa ei ole nõus tegema ka raha eest? Kas sul on mingisugused piirid, millest üle sa ei lähe? Selle viimase küsimuse puhul mõtle sellele, kas on mingisugused tegevused, millega sa lähed nii-öelda kursilt kõrvale või mis sulle üldse ei meeldi. Väga paljudele ei meeldi avalik esinemine ja nad ei ole seda nõus tegema mitte mingil juhul. Mul kunagi oli üks tudeng, kes pidi esinema minu aines auditooriumile, kus oli veel circa 75 üliõpilast ja ta ütles mulle, et sa võid mind maha ka lüüa, aga mina sinna klassi ette ei tule. Ja tegelikult siis tulid ka teised välja, et see on nii hirmus tulla sinna klassi ette, et inimene oli nõus aine kasvõigi läbi kukkuma, aga et mitte teistel esineda. Mis siis selles olukorras teha? Ettevõtluses on sul palju suurem valikuvõimalus, mida sa saaksid teha. Sa saaksid võtta kellegi teise, kes aitab sul seda teha. Sa saad iseennast treenida, ehk sul tekib valik, kuidas ma lahendan selle olukorra. Ja siit tegelikult me jõuame sinna, et autentsus on midagi, mis loob
vabaduse, loob võimalused ja autentsus on midagi, mis on justkui majakas selleks, et me päriselt teeksime asju, mis viivad meid meie eesmärkide suunas, et me ei unustaks ära oma eesmärke, iseennast, oma unistusi. Autentsus annab meile suuna tegelikult, et me päris iseendana saaksime saavutada ettevõtluses edu. Ja minu selle autentsuse jutu peamine mõte on selles, et autentne ettevõtlus algab eneseteadlikkusest. Sellest, et ma tean oma tugevusi, oma väärtusi, oma mõju oma klientidele ja millist muutust ma saan nende ellu luua. Et ma tean oma piire ja piiranguid ja läbi selle ma saan ehitada just sellise ettevõtte, mis on minu jaoks nii loomulik, mis viib mind sinna, kuhu ma päriselt jõuda tahan ja mis on ka jätkusuutlik. Ehk edu ei tule alati lõputust kohanemisest, vaid edu tuleb sellest, et ma kohanen vastavalt sellele, kes olen mina ise, kuhu ma jõuda tahan ja kes on need olulised grupid minu ümber, eelkõige kliendid, koostööpartnerid. Ehk siis autentsus, kui me räägime sellisest väga populaarsest väljendusest, mida tähendab autentsus, sellest, et sellest on nii palju räägitud, see ei tähenda ka seda, et sa pead olema sotsiaalmeedias nii-öelda alasti. Ma alles hiljuti sattusin ühe väga kihvti naisterahvaga rääkima autentsusest, et mis asi see üldse on. Ja ta ütles, et teda nii ärritab see sõna juba, et kõik räägivad sellest ja seda nagu tõlgendatakse sellena, et siis sa oled autentne, kui sa sotsiaalmeedias valad kõik välja. Et no see ei ole ka päris see. Ehk sa väljendad oma autentsust vastavalt oma väärtustele ja sinu väärtus ei pea olema see, et sa või tähendab, sinu autentsus ei pea väljenduma selles, et sa jagad kõigiga kõike. Sa saad autentne olla ka ilma kõike jagamata. Sina lihtsalt vali, mida sa jagad, kus sa jagad ja kuidas sa jagad. Selleks, et inimesed mõistaksid, kes sina oled, millised on sinu väärtused ja miks nad peaksid just sinuga koostööd tegema. Suur-suur aitäh sulle, et sa oled kaasa mõelnud. Suur-suur aitäh sulle, et sa oled kaasa rääkinud. Ja siit kohalt olekski selline hea moment anda üle sõnajärg Triinule, kes nüüd viib selle teema sügavusse identiteedi teemaga ja annab juurde päris mitu kihti. Ja, et tänan, Grete. Väga mõnus kuulamine oli, et nii mõnusalt õiged asjad jäid õhku nii-öelda kõlama, et see oli paus, et oli aega jõuda kohale. Ja mitu korda sa ütlesid, et inimene tegelikult ei tea, kes ta on. Nüüd ma pakun tööriista, kuidas sa saad teada, kes sa praegu oled. Ja meie identiteet on pidevalt muutuses. Kui meie isiksus on välja kujunenud suhteliselt aastate jooksul ja seda on keerulisem muuta, siis meie identiteet on midagi, mida me saame ise muuta. Ja ettevõtlus identiteedi muutjana on üks vägev sõit. Et see on nagu üks tööriist, mida ma täna teiega jagan, identiteedi kärg. Ma jagan teiega ka, panen siia failida kohe juurde, pärast ma panen ka kõigile ta sinna keskkonda ilusti, et te saate juba proovida seda ka kohe täita. Ma jagan siia ära ja siis te saate proovida seda täita, et ta on PDF formaadis, et võib-olla on ebamugav täita, aga ma jagan ekraanil ka kohe seda, et teil on teada. Identiteedi kärg. Kas te teate, et muru ei ole rohelisem kuskil mujal?
ma nii panen ennast pinnin ka. Ehk siis, et muru ei ole rohelisem kuskil mujal, mis tähendab seda, et isegi kui sa arvad, et edukad teevad nii või naa, siis tegelikult sa ei tea, kuidas edukad teevad. Ja see, mida nemad elavad, et järjest rohkem on räägitud ka, autentsuse teema on avanud ühiskonnas sellise diskussiooni, et rikas ja edukas olemine võib ka olla keeruline. Lihtsalt need survekohad muutuvad, et jah, me tahame olla keegi teine, aga meil on illusioon, et see keegi teine olemine on lihtsam kui see, kes me praegu oleme. Et kui ma olen edukam ettevõtja, mul on sissetulekud stabiilsed ja nii edasi, mul on paarisuhe korras, maja olemas, investeerimisportfell, et see inimene olemine on kuidagi lihtsam kui olla see, kes ma praegu olen. Tegelikult see ei ole lihtsam, lihtsalt survekohad on teised. Ja täna me teemegi, vaatame, kui kaugel me jõuame, 2 identiteedikärge. Üks on siis sellele identiteedile, kes te olete praegu. See ettevõtja, et ma palun igal ühel seda töölehte kaasa teha iseendast lähtuvalt. Ehk siis see ettevõtja, kes sa oled ja ole aus ja autentne praegu. Ilusti Grete avas selle ruumi, et teil on võimalik aus olla iseendaga. Ja kes sa praegu oled. Ja me hakkame seda identiteedikärge väljastpoolt sissepoole tegema. Ja tulevikus, kui me jõuame täna alustada, jõuame, kui ei jõua, siis teete kodus iseseisvalt edasi. Te koostate endale tuleviku ettevõtja identiteedikärje ka ja siis läheb see seespoolt välja. Minu silmis kõige lihtsam on muutuseid juhtida siis, kui sa oled võtnud omaks uue identiteedi. Ehk siis, et mul on viimase 6 kuu jooksul olnud 4 erinevat ettevõtja identiteeti. Ma räägin just ettevõtja identiteedist. See ei tähenda seda, et ma emana, naisena, mul on omad identiteedi osad, aga see ettevõtja identiteet. Ehk siis, et kui ma ütlen, et ma olen see, siis on mul väga lihtne võtta neid otsuseid vastu, mis Grete siin rääkis. Autentseid iseenda majakaga kooskõlas otsuseid, sest ma tean, kes ma olen. Ma ei ole ju see. Kui ma olen see, siis ma ei ole järelikult too. Et ma tean, kes ma sisuliselt olen ja see identiteedikärje tööriista kõige võimsam komponent on see, et me ei hoia seda illusiooni, et see oleks kuidagi lihtne, vaid me oleme teadlikud kohtadest, survekohtadest, mis hakkavad meid mõjutama siis, kui on elu keeruline. Eks kellekski olemine ei ole alati nagu lust ja lillepidu, seal on rõõmustavaid asju ka ja need, kes tunnevad, neid teavad, et ma olen suhteliselt sihuke positiivne naine tütarlaps, kellele meeldib maailmas näha kõike ilusa ja toredana. Aga vahepeal tegelikult on oluline teada, et mis on need surve või valukohad, millega sa kohtud ükskõik, kes sa oled. Nii, alustame, olete valmis, jah? Ja siis te saate chatti ilusti, kuna need salvestused ka lähevad pärast sinna kõikidele vaatamiseks ja kaasa tegemiseks, saate chatti kommenteerida enda põhjal, et siis me proovime sellise nagu ühiskollektiivse survekaardistusega ära teha. Ja ma alustan sellega, et siin te näete on 6 survet. Jah, vanasti me elasime 3D maailmas. Ehk siis ainukesed asjad, millega me pidime tegelema ettevõtluses oli raha, ühiskond ja aeg. Kuidas juhtida aega, kuidas tulla rahaga majandada ja kuidas selle ühiskonna teemadega toime tulla, et kes mis poliitikas kusk toimub. See oli vanasti. Nüüdseks nii. Vaata, mis asja täita. Ja nii, keegi küsib midagi, ma kohe vaatan. Jah, ehk siis, et jah, te hakkad vaikselt täitma seda. Ja nüüd me elame 6D maailmas, ehk siis meil on 6 dimensiooni. Et teadlikumad inimesed on juba märganud, et maailm päris kiiresti muutub ja muutumas veel. Ja järjest rohkem juba väikestele lastele räägitakse, et kasuta oma potentsiaali. Ehk siis, et ela oma väes. Kas sa ei näe, et sul on nii palju potentsiaali, miks sa ei rakenda seda?
ja ettevõtlus on minu arvates kõige tugevam, siin on ta kirjas väesurvena ehk siis potentsiaali survena. Et ettevõtluses inimesed alustavadki ettevõtlusega just sellepärast, et ümberringi kõik väidavad, et sul on mingi potentsiaal, mida sa pead kasutama ja siis sul tekib tunne, et sul ongi potentsiaali nii palju, sa võiksid rakendada ja kasutada seda. Ehk siis, et see on selline uus dimensioon, mis on heaolu ühiskonnaga kaasa tulnud. Et me saame aru, et meil on mingi roll siin maailmas. Teine on siis mineviku surve. Siin on ka olnud viimasel ajal hästi palju muutusi, nii psühholoogid kui ka teised spetsialistid on jõudnud arusaamale, et kõik, mida me minevikus oleme kogenud, mõjutab meid ka praegu. Ehk siis, et me ei saa ennast lõigata ära, ükskõik mis otsuse me teeme, et nii täna ma otsustan olla sportlane, siis ma ei saa lükata eemale seda kõike, mida ma olen oma kehaga varasemalt teinud. Või siis, kuidas ma olen kasvanud üles, ehk siis, et tegelikult see taandub hästi tugevalt oma lapsepõlve peale, lapsepõlve teemad mõjutavad meid ja meie identiteeti väga palju. Ehk siis see on siis see mineviku surve, siin võib olla kas tööalane minevik, perekondlik minevik, suhete minevik, mida iganes, need kõik mõjutavad teie ettevõtlusotsuseid, tahate seda või mitte. Ja 6. dimensioon on sisemise tasakaalu surve. Siin on 2 viisi ja ise otsustab, kumb on sinu viis seletamiseks. Minu jaoks sisu poole pealt nad on sarnased. Üks on siis nais- ja meesenergia vaheline kooskõla, ehk siis, et järjest rohkem eelkõige naistele räägitakse, et sul on, ole naiselikum ettevõtja, et ole naisenergias, usalda, mine intuitsiooni järgi. Aga samas ettevõtlus on oma olemuselt väga pikalt olnud meesenergia põhine. Ehk siis, et järjepidev struktuurid, süsteemid, nii asju tehakse, otsusta. Olgu sul need nii-öelda munad pihus ja tee need otsused ära ja tee asjad ära ja siis sa samas saad aru, et sul on naisena veel emakas, mis on väga võimas otsustusorgan. Et temaga koos on päris põnev otsuseid teha. Ehk siis, et sihuke nagu mäng käib kogu aeg kahepoolsuse vahel ja meestel täpselt samamoodi, et ma olen just nagu välja astumas oma paari suhtes selles etapis, et 4 aastat mu mees läks õppima täiskasvanuna. Ma nimetaks 40-aastast täiskasvanud meheks juba. Aga sisuliselt siis ta läks õppima ja kogu see meheks olemine kodus, mida traditsioonilises soorollis kasutatakse, jäi minu teha luua. Ja tema oli siis selle naisenergia pool kodus, ehk siis, et hoolitses, et kõigil oleks hästi, kodu oleks korras, söök oleks, et ta saaks oma kooli kõrval kõik asjad tehtud. Ja see oli nagu nii põnev periood meie mõlema jaoks suhtes, et avastada, kui palju naisenergiat tema tegelikult kasutab. Ja tänu sellele praegu ta kasutab väga palju oma naisenergiat. Et siin on see nagu tasakaal, vahet pole, kas sa oled mees või naine, et kuidas mees ja naisenergia mõjutavad sind ja kuidas see mäng käib su sees. Teine lähenemine ja minu jaoks on sama, on mõistus ja keha. Ehk siis, et meil on see äge kuppel siin peas, see moodustab tegelikult väga väikese osa meie kehast, aga see päris palju teeb tööd. Ehk siis, et see pea, analüütiline meel, mõistus ütleb ühte, süda ütleb teist, on sisuliselt see. Et sa saad aru, et sul on mingi konflikt selle mõistuse ja südame vahel, et see on ka see sisemise tasakaalu nii-öelda sihuke nagu kombo, et kuidas sa tajud seda. Nii, nüüd on need 6 dimensiooni teil nagu umbes paigas. Aga me lähme rohkem süvitsi sinna sisse, et te saaksite aru ja kaardistada enda puhul ära. Et põhisõnum mulle on teile see, et enam me ei ela 3D maailmas, me elame 6D maailmas. Sest see sisemine töö iseendaga järjest suuremat mõju ta avaldab nii identiteedile kui ka maailma majandusena. Et me oleme individualiseerimise protsessis, ehk siis, et me hakkamegi iseseisvuma, ehk siis need head tüdrukud ja poisid saavad aru, et see ei ole kasulik kellegile, kui nad on tublid sõdurid või siis tublid poisid-tüdrukud teevad nii, nagu keegi kolmas käseb, vaid nad hakkavad avastama iseennast veelgi rohkem. Ja sellepärast me sisenemegi 6D maailma. Nii, ja mida mina palun siis? Ma suunavate küsimustega palun,
et te täidaksite siis järjest need kastid ära, me võtame iga kasti ilusti lahti ja sa hakkad neid täitma. ja me alustamegi siis ajasurvest ja võta siis see koht, kus sa praegu oma ettevõttes oled. iseenda ettevõtjana. kui sul ei ole ettevõtet, see ei oma tähtsust, sest sul on ettevõtlusunistus, muidu see siin ei oleks. ehk siis, et siis sa oled ettevõtlusunistusega ettevõtja ja võtadki see koht, kus sa praegu oled, ole aus ja autentne iseendaga ja kirjuta 3 märksõna, kuidas sina tajud aega selles kohas, kas sul on aega piisavalt ettevõtte jaoks, mille jaoks sul on aega, mille jaoks sul ei ole aega. kirjuta sellised nagu 5 märksõna siis siia kasti või siis lihtsalt märkmikusse, pane pealkirjaks ajasurve ja kirjuta 3 kuni 5 asja, kuidas sina tajud, et mille jaoks sul on aega ja mille jaoks sul ei ole aega. ja agaramad võivad ka chatis julgelt jagada enda vastuseid. kellel on aega selle jaoks, siis võib jagada. ja loomulikult te saate pärast rahulikult täiendada seda kõike. proovime alustada vaikselt ära. nii. võite ka chatis jagada julgelt igaüks näiteks ühe asja, mis ta avastas, et tal, mille jaoks tal on alati aega. ja kui sa tahad ka seda, et mille jaoks sul on raske aega leida ettevõtjana praegu. jess, inimesed tulevad juba. ja raske on meilidele vastamine ja tean täiega. iga kord, kui mingi huvitav mõte tuleb, nii äge, kohe selleks leiab nii palju aega. suva need meilid, mis seal ootavad. nii ja reklaamide ja uute klientide leidmiseks ja täiega tundub. ja te juba saate aru ka, et noh, ilmselgelt see, mille jaoks on sul aega ja mille jaoks sul ei ole, on seotud sügavamalt mingite uskumustega ja nii edasi. aga see ei oma ka tähtsust. küsimus ongi praegu nagu olla, kaardistada ära praegune identiteet ja siis, kui me saame teada, kes me praegu oleme, siis me teame ka, mis on need kohad, mida me oleme valmis muutma. et muutus jah. nii. väga äge. et te näete, kui erinevad te tegelikult olete ka, kellel on just selle jaoks aega ja teisel ei ole. nii, liigume edasi. rahasurve. mille jaoks sul on alati raha? noh, alati. ja üldse, kas sul on raha palju, et hinda praegu ettevõtjana enda ettevõtte sihukest raha. kas sul on raha palju või siis mille jaoks sul on alati raha, mille jaoks sul ei ole raha, mille jaoks sul on keeruline leida raha. et proovi sellised nagu märksõnad enda jaoks panna, et kaardistada ära, kuidas sina tajud rahasurvet praegu iseenda jaoks.
ja ma juba nii hästi näen, mille jaoks mul küll aega ei ole, mul küll arvete koostamiseks aega ei ole. nii. ja siin ütlevad, et neil on selle jaoks aega. Kaks varianti, kas teil on neid arveid liiga vähe või siis te tõesti naudite. nii, raha on enesearenguks ja meil on tänapäeval väga palju ettevõtjaid, kes on koolitussõltlased ehk siis neil on alati aega. just ostsin uue ägeda raamatu Vaimustus ja väga soovitan. ehk siis mul on alati raha raamatu ostmiseks. ja kirjutage selle jaoks täpselt, et milleks on ja milleks ei ole. ja hinda ka, kas sul on raha, kuidas sa hindad rahaga suhet, kas see on, proovi panna sinna taha mingi emotsionaalne seisund, kas rahaga suhe on siis pingeline või siis chill või siis mingi emotsioon. kui ma ütlen, küsin sinu käest, milline suhe sul rahaga on, et siis jah, et proovi leida selline emotsioon ja ole võimalikult aus selle vastavusega, et siin ei ole võitja see, kes on nii-öelda õigesti vastab, vaid see, kes päriselt lubab aus olla vastustest iseenda jaoks. nii, küll ilusad vastused. raha on voolamas, raha on vabadus. Okei, siis teil on rahamajad kodus olemas. või siis te oletegi rahavabad. rahavabadus siis on ma tean, et Anetaga ma saan natukene olla selline huumoriga. nii. nii. ehk siis, et see emotsioon on alati kahetine, et tegelikult jah, piisavalt on ka mõnus sõna, et seda ma olen päris palju tegelenud oma klientide puhul. Neil on alati piisavalt, mis tähendabki seda, et rohkem kunagi ei ole. et see lihtsalt ei ole et see on ka nagu teema. nii kui rohkem tekib, siis läheb auto katki või hammas või mida iganes, midagi juhtub. et see on ka äge. nii, rõõm. võtame siis ühiskonna surve ehk siis, et mõtle enda ettevõtlusvaldkonna peale, mõtle enda peale ehk siis, et kuidas sa tunned, et ühiskond suhtub sinusse. kuidas ühiskond suhtub sinusse, et sina oled nüüd siis, võtame Aneta näite, see massöör, kes siis võtab kliente vastu, Wandering Soul massaaž on ju. et kuidas sa tunned ja koged seda ühiskonda praegu? et pane chati rahulikult, et mis see jah, et mis see on see ühiskonna surve ja kas sa tajud, kuidas suhtub ühiskond sinusse? kas ta peab sind edukaks ettevõtjaks? või üldse ettevõtjaks? ma olen aru saanud aastatega, et meil on nii palju mänguettevõtjaid. et küsimus ei ole sellest, et nad mängivad ettevõtlust, vaid nad ise ei usu, et nad on ettevõtjad. jah, mul on kuskil mingi OÜ, mis seisab ja ma natukene teen seal all, aga ei, ma ei ole mingi ettevõtja. inimeste jaoks on ettevõtja see Äripäeva top 100 olev. et tegelikult enamus Eesti ettevõtluskultuurist moodustavad mikro-nano ettevõtjad, kelle sissetulekud on väga kaootilised ja nii edasi, et selles suhtes, et see on jälle see ühiskonna surve, et päris ettevõtjad on jah. jah, väga äge. jah, just see ka, et tegelikult enamus ei saa aru, mis ma teen. vaata, et see ka tihti, et miks see on oluline niimoodi teha asju. väga hea. nii, liigume nüüd see
3D, milles me varasemalt elasime, see on nagu lihtne, et sa saad aru, et need kogu aeg sind survestavad ja nii lihtsalt on. Nüüd liigume siia uute 3D-sse ja liigume hoopis selle poole pealt väesurvesse, potentsiaalisurvesse. Kuidas sa tunned, et sinu potentsiaal või vägi või ükskõik, kuidas sa seda nimetad, missioon, visioon on kasutuses, rakenduses sinu ettevõttes? Kas sa kasutad oma potentsiaali? Kas sa elad oma missiooni järgi? Ja mis on need kohad, kus sa tunned, et okei, ma tegelikult raiskan oma potentsiaali, et kirjuta need asjad ka siin. Jah, kindlasti. Kallis lõbu väljas. Chat on nii põnev teinud. Nii. Ehk siis, et kirjuta ausalt, et kas sa kasutad oma potentsiaali, kas sa elad oma väes ja mis on need komponendid, kus sa ei julge oma potentsiaali kasutada või sa näed, et on need kohad, et sa hoiad veel ennast tagasi, et äkki mind on liiga palju, äkki nii ei tohi, äkki nii ei tehta. Kes olen mina? Et kirjuta need kohad nagu välja siia väesurve alla. No, mina praegu reformin ettevõtlusõpet, Naine Metsast, Tartust täpsemalt. Tuleb ja hakkab reformima ettevõtlusõpet, et kes on mina. Aga samas ma tean, et see on mu potentsiaali iga kord ja juhib mind sinna poole, et ma ei saa väikest mängu mängida. Et see on ka see, et mida sina ei saa mängida. Kuhu elu on sind tegelikult juhtinud ja sa saad aru, et see on surve, et sa ei saa seal endale enam valetada. Et see on midagi, mida sa oled tulnud siia tegema. Nii. Võite ka chati jagada juurde. Kuidas sa tajud? Ja siin on tihti see, et see surve tuleb sinu seest. Jah, välised ütlevad küll midagi, aga see tuleb sees, et see on see ora enda sees, mis ei luba. Ja. Ja. Et sul ongi ülikooli ettevõtlus killustatus. Nii. Väga hea. Liigume nüüd mineviku surve juurde. Ehk siis, et too välja seal sellised nagu, Teet ütles ilusti, tõestamisvajadusest tulenevad kohad. Ehk siis, et kui sa mõtled praegu selle koha peale, kus sa ettevõtluses oled, too välja need punktid, mis minevikus on pannud sind ennast tõestama, et sa suudad seda. Et see on positiivne mineviku surve. Ehk siis, näiteks ma olen kasvanud ettevõtjate perekonnas, siis mul on nagu pidev surve, et ma pean edukas ettevõtja olema. Et seal võtta ka perekond, ehk siis, et kui sa ei saa aru minevikus mingeid asju, siis see perekond, päritolu pere, kuhu nemad on survestanud sind kasvama, mis nad on sulle rääkinud lapsepõlvest saati. Et mida sa peaksid tegema ja kuhu sa peaksid liikuma. Väga hea, Katrin on väga hea väesurve. Et just see, et kuhu see päritolupere ja kui sul on oma pere, siis nemad lähevad tegelikult väesurve alla. Enda loodud pere hakkavad sinu potentsiaali survestama, sellepärast et nad saavad aru, kui sa hämad endale ja ütled, et mul on lihtsalt 20 aastat paarisuhe, siis ta päris täpselt ütleb ära, Triin, nüüd sa jälle ajad seda juttu, ma kuulan ära, aga 2 nädala pärast ma tean, et sa räägid mulle twisti vastupidist juttu. Ehk siis, et nemad lähevad väesurve alla, aga mineviku surve alla lähevad need päritolu pere teemad. Ehk siis, et kus sa lapsepõlvest oled nagu suunatud, mis sinu kohta on räägitud, mida sa võiksid või peaksid tegema. Ja ka eelmised tööandjad või töökohad, töökogemused, ehk siis, et millised need on olnud.
et kas sa oskad inimesi juhtida, kas sa oskad inimestega suhelda, kas sa oskad äri teha, et kas sa oled tubli süsteemide, struktuuride, kas sa oled hea turundaja. Noh, kõik need asjad, et mis sa tajud, et inimesed on, kuidas nad on kaardistanud sind minevikus. Nii, ja kes tahab, võib chatis ka jagada. Ja. Ja Aneta võib ka vabalt tuua välja ka valdkonnad, mis on nii-öelda hakkajale, asjalikule, edukale sobivad valdkonnad. Mis on need vist? Et tihti meil on nagu, tee tööd, siis tuleb armastus ja et vaata, on armastus jõudnud kohale selle töö tegemise peale ja märkamatult on armastus ammu juba hoovi saabunud, aga töö tegemise armastus on veel suurem. Nii. Ja. Täpselt samamoodi, et noh, see ei ole võib-olla hea näide, aga ma toon selle siia, et uuringud on ju ka tõestanud, et alkohoolikute perest kasvab välja kahte viisi lapsi, ühed, kes on alkohoolikud ja teised, kes on karsklased. Ehk siis täpselt samamoodi see mineviku surve võib sind tõestamisvajadusse täpselt vastupidi viia, sinna, kuhu sind suunatakse. Mul on ikkagi ka, et nüüdseks on ta nii vana identiteedi osa, et noorsootöö ma läksin just sellepärast, et inimesed, mu pere kõik ütles, et saaks panganduses ülitugev, et sul on finantsteadmised, saaks panganduses ülitugev. Ma läksin ja tõestasin, ma lähen teen heategevust, ma lähen noorsootöösse, seal on rohkem minust kasu. Täpselt risti vastupidi on ju. Ja nüüd ma olen ikkagi finantsides tagasi. Nüüd vahepeal läheb riigiga. Nii, ja viimane ja ise otsusta, kas see on mõistuse ja keha kontakt ehk siis see sisetunne versus mõistus, mis ütleb süda versus mõistus või siis see sisemise naise ja sisemise mehe konflikt. Otsusta iseenda jaoks ära ja sisemise tasakaalu surve, et kuidas sa tunned, et sa peaksid ennast juhtima. Siin on see juhtimise koht. Et mis on need surved, et ma peaks olema süsteemsem, järjepidevam, on minul näiteks täiega. Peaks olema süsteemsem järjepidevam, mitte hüppama ühelt ideed teisele. Et see on nagu see. Ja siis ma oskan küll keha kuulata, südamelt kuulata. Jah. Et noh, ise märka, et kuidas sa tahad, et see peab olema nagu iseenda juhtimise sisemine konflikt sisuliselt. Nii, väga panen. Mingi oma huumori nurk siin käib väga vähe. Siis pärast kõikidel salvestuste omadel on see FOMO efekt, siis nad tulevad alati kohale, sest et pool huumorit läheb kaotsi chatis. Nii. Et just see, et kuidas sa tunned, et mis osad sinu sees on kontakt nagu konfliktis, näiteks naistel on väga palju pere versus vabaduskonflikti. Et ma tahan olla vaba oma otsustes ja nii edasi, aga samas ma tahan olla usaldusväärne ja tõsiseltvõetav. Et seda poolt, et sisemist konflikti me ühel päeval teeme teiega veel põhjalikumalt polaarsuste kaudu, aga täna natukene pange. Ja nüüd kõige põnevam asi. Teil on nüüd kärg täidetud väljast, ehk siis me oleme välise osa ära teinud. Nüüd on vaja sisemisele identiteedi osale hellitusnimi panna. See hellitusnimi on siis see, mis võtab kokku selle kõik kärje.
on erinevaid, osade tuleb kohe inglise keeles, et ta tuleb ingliskeelsena sihuke 2-3 märksõna või siis võib ka olla nagu nii-öelda, et sa saad aru, et see ongi nagu sihuke helitusnimi, et mitte lühend, pigem laiend. Et ma võin mõne näitega tuua, et kes siin olid need, siin on, nad ongi wannabe unistajad või mingid siuksed, et unistajad olid. Ma ei tea, kas Anetta, sa mäletad oma eelmist identiteedi oma, mis sul oli, sa võid jagada chati, mis sul oli see. Et proovi panna selline helitusnimi, mis võtab kõik selle, mis sina kirjutasid sinna kokku, et see nagu ütleb, okei, jah, see olen mina. Jah, see oli ka tuleviku oma vist on ju, ehk siis, aga praegu see, mis sul oli, jah, täna tuleb rahutu hing. Ehk siis, et jah, rahutu hing on väga hea nagu hellitusnimi praegu Anetale. Et see on vahepeal väga valusalt aus ja see eesmärk ongi, et me ei ilusta mitte midagi, vaid me olemegi ausad iseendaga, et see, täna me olemegi rahutu hing on ju. Et täpselt samamoodi, et mul varasem oli tühjuse keisrinna ja see on ka nii armas Katrin, lauljast aednikust hääle coach kirjanik, et siin on nagu nii palju erinevaid osasid kokku pandud hellitusnimeks. Et pane selline hellitusnimi, et kui sa kirjutad sinna keskele, siis tunned, et kehas käib jutt läbi. Et see nagu kehas käib siuke nagu värin läbi, et okei, ma sain nagu pihta, kes ma tegelikult ettevõtjana praegu olen. Ja just see rõhk on praegu. See ei tähenda, et sa pead järgmised 5 aastat olema see. Just see, et me kaardistasime praegu ära ja muutuse juhtimise esimene samm on olemasoleva olukorra aktsepteerimine. Mitte mingi uue asja leiutamine, lahenduse väljatöötamine, vaid aktsepteerimine. Lihtsalt, et jah, ma olengi see rahutu hing, nagu Aneta näitab, et jah, ma olengi see rahutu hing, kõik. Ja lubad kehal lõdvestuda ja näha seda, et minu põhiline tööriist. Jah, täpselt. Queen of fucking everything. Et queen'id on väga nagu lahedad sõnad. Queen'id, kuningannad, kõik, mida iganes tahate kasutada. Et see peab jõudma nagu kehasse sellisel tasandil see hellitud nimi kohale, et see nagu keha lõdvestub sellepärast, et lõpuks ometi sa tunnistad endale, kes sa praegu oled. Mitte ei proovi põgeneda selle eest, kes sa praegu oled. Et inimesed arvavad, et kui ma tunnistan endale, et ma praegu see olen, siis ma ei soovigi muutust, vastupidi, siis sa saad aru, mis asjad peavad muutuma. Sest et muidu, kui sa põgened, siis sa üritad kõike endast nii-öelda eitada ja hakata korraga kõiki asju muutma. Aga kui sa tunnistad, et jah, ma olengi see queen of fucking everything või siis rahutu hing, siis sa saad aru, okei, ma mingite osadega teen endast täiega rahu. See on chill, see on rahulik mulle. Ma ei pea tõestama ega varjama neid kellegi eest, et see olen mina. Aga mingid osad on sellised, mida ma olen valmis muutma, disainima endas. Ja siis see muutuse protsess on tegelikult leinaprotsessis ka leebem, et sa ei hakka muutma kõik endas, sellepärast, et sa saad aru, et mis on tegelikult see identiteet, mida sa oled valmis hoidma, olenemata, kuhu sa tahad liikuda. Nii. Ja nüüd järgmise sammuna me jõuamegi ära teha selle tööülesande teise osa, ehk siis pärast kodus printige see, võtke uus leht või mida iganes, tehke teine identiteedikärk peale. Ja proovige nüüd hellitusnimi panna oma uuele ettevõtja identiteedile. Ehk siis selline, sa saad aru, et iga sõna seal käib ka kehast läbi, aga see on miski, mis, kui sa suureks kasvad, siis sa tahad olla. Vaata, selline. Ehk siis minul on näiteks elutantsija praegu. Eelmine oli tühjuse keisrinna. Enne seda oli Boss Lady of Magic. Et see on siuke, ise vaata, sa võid ka panna 3 märksõna, jumala fine on, nagu lihtsalt panedki.
tõks ja kõik, et ei pea mingeid udupeeneid silte endale otseta kleepima. Aga et see tuleviku sina, et kuhu sa tahaksid ettevõtjana nagu liikuda, et see tavaliselt tuleb selliselt nagu kehast välja, et see tuleviku visioon iseendast hellitusnimena. Vaata. Ja mõnel tuleb ta hiljem duši all või vetsus, kui päriselt jõuab see materjal kohale, mis me siin täna teeme. Mõnel tuleb kohe. Et kui kellelgi tuli kohe see hellitusnimi tuleviku visioonist endast, siis võib jagada chat. Ja võid ka mõelda 5 aasta pärast. Noh, võid ka traditsiooniliselt läheneda ja mõtelda need 5 aasta ettevõtluse eesmärgid või aasta ettevõtluse eesmärgid. Ja siis mõtle selle inimese peale, kes need eesmärgid ära teeb. Et kuidas teda kutsutakse, mis see hellitusnimi tal on. Et mida sa iseenda jaoks oled iseendale ka pannud. Kes on valmis chatis jagama? Kas kellelgi tuli see mõte ära? Mis see uus hellitusnimi on tal? No. Kuulsad kellegi nii. Okei, väga hea, Diana, siis sa said korralikult pihta, heas mõttes. Ehk siis, et kui sa ei ole valmis jagama, siis võta see aega ja pärast jaga kellelegi kindlasti. Ehk siis, et jah, kui jäge, et osad ei ole siin dünamo ja transformaator. Dünamo transformaator. Väga äge. Power Tiina. Tiina on üks koostööpartneritest uus mul, nii et mulle sobib, ma võin teha dünamo transformaatoriga koostööd. Pole üldse probleemi. Ehk siis, et kui sa ei ole valmis jagama ja tuli, siis võtagi aega, et luba kehal kohaneda selle uue identiteediga ja voolal sillerdav jõgi. Et see, nagu ta vallandab loomulikult kehas keemiakokteili, aga lihtsalt, et luba kehal kohaneda selle uue identiteediga. Mida rohkem sul on ebamugavust kehas, siis seda rohkem pihta sa said kõige paremas mõttes. Sellepärast, et seal on vaja see muutus ära teha. Ja esimesena jälle, üks on siis aksepteerimine. Järgmine samm muutuste juhtimises ei ole jälle tegutsemine, vaid kehal lubada vastu võtta seda kehasse. Sest kui me lubame selle asja nagu kehasse, siis meil on lihtsam ka tulevikus väliselt see vastu võtta. Et näiteks ma tahan endale nii palju kliente on ja selliseid. Ma luban kehal kogeda, kui mul on nii palju kliente selliseid. Siis mul on lihtsam välja minna ja panna näiteks meili või turundusse kirja, et ma soovin nüüd selliseid kliente, selliseid koostööd. Sest me kehas on juba see nagu, me treenime keha enne ära, kui me reaalselt väljas saame. See on hoopis teine loomeprotsess ja see muudabki selle teadliku ettevõtluse nii palju lihtsamaks. Asjad juhtuvad lihtsamalt, kergemalt, asjad tulevad sinu juurde, mitte sa ei lähe kraabi kõikide ukse taga, vaid vastupidi, sa oled keha lubanud kogeda, siis see on nagu juba tehtud. Ja su keha muutub magnetiks, mis tõmbab need kõik asjad sinu juurde. Mitte sa ei käi ja jookse ringi ja energiast tühjaks. Nii, väga hea.
ja, aga proovi Katriga leida selline nagu 3 sõnaga hellitusnimi, et sa saad aru, et kus need nagu kõik need asjad, sinu osad saavad tervikuks kokku. Et sa ei pea pikka laulu enda peas nagu läbi mõtlema, vaid et see saab tervikuna kokku, et minule jääb praegu helisema haavatav. Et võib-olla see viis nagu loomingule, see on liiga basic sinu jaoks. Haavatav kanaldaja. Kanaldamine jääb ka ja vaata, midagi tahaks veel nagu juurde. jah, et lihtsalt, et sul oleks lihtne seda endale meelde tuletada. Ja järgmine samm, mida ma soovitan julgelt teha, kui te tahate kiirteed, muutuste kiirteed, siis võimalikult tihti ütlete iseendale, et ma olen. Mis siin oli? Hea oli. Ma olen see dünamo transformaator. Ja see, et ma olen, võtab automaatselt kehas, tuletab meelde selle tunde ja sa muutud väga, juba kehastudki seda. Et kui me räägimegi unistuste elus, siis öeldakse kehastu seda, siis see uus identiteet ongi vaja nagu kehastuma panna, enne kui sa tegutsema lähed. Siis võimalused on nagu täpselt samamoodi, et ma olen seda transformatsiooni ja maagia kuninganna. See, kuidas sa ütled, iga kord sa muutud enesekindlamaks, et need eriti, kes ei julgenud välja kirjutada siia, minge, ütelge peegli ees, nutke, halage. Ütelge peegli ees seda, et ma olen see, ma olengi see. See on hästi võimas tööriist aktsepteerida uut identiteeti. Me tihti arvame, et see on midagi kättesaamatut, aga meie uus identiteet on nipsust. Me saame iga päev olla nagu kameeleonid, me nipsust saame uue identiteedi vastu võtma, aga me kardame ja peegli ees lihtsalt suvaliste sõnade ütlemine tegelikult mõjub ülivõimsalt. Aga need sõnad on sinu jaoks tähenduslikud, sest see on sina. Nii. Ja nüüd kodus jätkake. Väga hea, et ma ajaliselt ei jõua muideks, sellepärast, et kui osadel tuligi nagu see uus identiteet nii nagu heas mõttes harjumatu fööniks. Ja, väga äge. Ehk siis, et harjumatu, siis võta aega ja tee nüüd see harjutus uuesti seest välja. Ehk siis transformatsiooni ja maagia kuninganna kogeb täpselt samamoodi rahasurvet, ajasurvet, ühiskonnasurvet. Kõike neid ta kogeb, aga ta kogeb seda teistmoodi. Rahakratt, Raivo Hein kogeb rahasurvet samamoodi nagu minagi. Et meil on väga, mõnes mõttes erinevaid elusid, aga ta kogeb seda rahasurvet teistes kihtides. Et võta selle uue identiteedi survekihid vastu. Vaata, mis sa vanast identiteedi survekohast jätad ja mis on see uus, kuidas sa tajud neid asju. Et võtamegi rahasurvet, mille jaoks on raha, mille jaoks ei ole raha. Et mille jaoks sellel fööniksil on raha, mille jaoks ei ole raha. Et see tuleb, luba kirjutada ära. Väga ohutu on ju kirjutada, et keegi ei näe neid, ei taha, aga lihtsalt lubab kirjutada see fööniksi rahasurve välja, et mille jaoks tal on raha ja mille jaoks tal ei ole raha. Et ja täpselt samamoodi kõik uuesti läbi. Ja et see on, et surved jäävad ja täpselt samamoodi, kui me jääme ka selles uues identiteedis, me ei võta seda omaks, siis me hakkame vältima neid surveid ja arvame, et iga kord, kui keeruliseks läheb, siis okei, siis see ei ole meie jaoks vastupidi. Kui keeruliseks läheb, siis fööniks teab, kuidas ta lahendab. Et ma ise olen nagu seda tööriista nüüd disainisime selle välja eelmise koostööpartneri Einikesega, siis me oleme mõlemad rakendanud seda ja õpetanud. See on nagu kõige kiirem viis muutusi juhtida läbi selle, et su identiteet, uus identiteet muutub nii loomulikuks. See on nii loomulik ja lihtne. Et mul on näide on sportlasega.
ma ütlen, et ma olen sportlane, siis mingid asjad tunduvad ebaloogiliselt rasked, mis varasemalt tundusid kõige lihtsamad asjad üldse. Näiteks ma toon hästi isikliku näite, et varasemalt mul oli see, et kui mul oli ülesöömishoog, siis järgmine päev lahendus oli näljutamine. Sportlasena see tundub kõige ebaloogilisem valik üldse. Varasemalt, kui ma ei olnud sportlane, tundus see kõige õigem valik üldse. Ehk siis, et mingid valikud täiesti nagu muutuvad ebaloogiliseks ja mida kiiremini see uus identiteet on sinu loomulik osa, sa ei pea käima peegli ees seda ütlemas, sa oledki juba see fööniks, siis seda lihtsam on ka nagu aru saada, mis on õige, mis on vale sinu jaoks. Mis kuulub sinu juurde, mis ei kuulu ja lahti lasta sellesse, mis ei kuulu. Et tehke need survekohad uuesti läbi selle uue identiteediga julgelt ja järgmine samm ongi tegelikult selle hellitusnime võtmine omaks, ma olen. Sa tunnedki kehas seda, et ma olengi see fööniks, ma olengi see elutantsija ja siis hakkab juba elu mängima edasi sinuga mängu. Ja homme me niikuinii kohtume, nii et me homme häkkime teid edasi. Teete omasel viisil ja mina omasel viisil, et meil on mõnus kombo olemas siin, mul on tunde tänase päeva põhjal. Et nii. Ja võite lõpuks siia jagada, mis on see üks asi, mida sa endaga tänasest kaasa võtad. Mis on see üks asi, mis sa tead, et tänasest oli oluline veebiseminarist? Kui äge. Keegi juba muutis oma nime ära. Ülikõva. Ehk siis ma olen juba tuligi üks, ma olen transform, ma ei näe kahjuks tervelt seda, aga ma vaatan kohe. Keegi juba muutis oma nimega siin Facebookis. Ja, täpselt uus nimi. Et harjutage seda. Ja eriti võimas on loomulikult selle kohta üks Reels teha Instagramis ja ütelda, kes see uus mina on. Ja vaadata, kuidas see hakkab lendama. Ehk siis, et vaadata, kuidas see hakkab lendama, seepärast, et tavaliselt sellised statementid. Ma olen selline. Siis need lendavad ilusti. Nii, minu ettevõte on minu nägu, aga see on okei. Identiteedi hellitusnimi ja väga äge. Nii, kes veel tahab jagada, et mis ta tänasest kaasa võtab? Uus vaatenurk ja täiega sobib see, kui inimesed saavad uusi vaatenurkasid. Perspektiiv muutus. Peeter, sul on ka lõpetuseks mõned sõnad või? Niikuinii tagasi. Lõpetuseks tahaks kokku võtta võib-olla sellega, et ise ka üllatusin, kui hästi kõik kokku läks. Et alati selliste koosloomiste juures on nii-öelda inimestel, kes kuulavad, nii suur roll. Ehk see ei ole siin ainult mina ja Triin teeme koostööd, vaid me kõik teeme koostööd. Ja see, kui hästi te kaasa rääkisite ja jagasite, siis minu arust see andis hoopis teise kvaliteedi kogu asjale. Nii et suur-suur tänu kõigile, kes kaasa mõtlesid, kaasa tegid ja kaasa rääkisid. Aitäh! Jaa, aga armsasti te juba jagate ka siin. Nii. Ja muideks, ma tegelikult päeva lõpetan ühe sellise põneva faktiga, et meil on tulemas ka koostööpäev ettevõtjatele. 25. aprill oli, jah? Oli jah, Grete?
25 või? Reede? reede. Jah, 25 aprill Tartus, nii et olete kõik oodatud sinna. Me kindlasti selle nädala jooksul jagame täpsema info, sellepärast et veebiseminari omad saavad siis nädala jooksul sooduspiletit soetada. Ma jagan ka seda, jagame ka programmi, aga koostööpäeva teemaks on vabadus. Et üks põhiline valuuta ettevõtluses, mida üritatakse raha ja aja ja kõige muu vahel leiutada. Ehk siis, et vabadus on siis selle 25. aprilli teema ja meile omaselt vaikselt võin öelda, on see päev täis erinevaid lähenemisi, just uusi vaatenurkasid vabaduse teemadele. Ja mina igatsen tihti seda ruumi, et ettevõtjad saaksid päriselt network ida, mitte viisakalt sihuke small talk, millega sa tegeled ja siis ja nii edasi, vaid mul on nii äge kogemus Rumeenia põhjal, kus päriselt naised huvitusid sinust kui inimesest ja mitte sellest, millega sa tegeled. See oli nagu hea põnev fakt teada, millega sa tegeled, aga see, mis elu sa elad nagu, et siis seal 25. aprillil loome teadlikult sellist ruumi ka, kus sa saad uute inimestega tuttavaks, ettevõtjatega ja uurida nende käest, millist elu nad elavad ja kas seal võib kasvada mingid koostööd välja või mingid asjad, sellepärast et ma nii fännan, kui ettevõtjad omavahel koostööd teevad, nagu meiegi Gretega. Et see on hoopis põnevam kui üksi nokitseda kõike. Või siis võtta endale töötajad. Minu arvates siin on see, et ma ise ei usu väga tööandja suhetesse enam, et ma naudin, kui ettevõtjad saavad võrdselt koostööd teha, see on nii põnev maailma muuta. Nii, aga minagi tänan tõesti, ma arvan, et FOMO tekkis neile, kes salvestust vaatavad, et siin chatis käis põnev elu ja olen väga tänulik selle eest, et elu käis ja olite valmis jagama ja kohtume juba homme ka kell 12 ja siis on juba uued teemad. Alguses alustab jälle Grete ja mina siis lõpetan teie häkkimisega. Nii, aitäh. Tšau, pakka. Tšau ka.